hei Siim siin, ma räägin nüüd eriti agaratele, et seda ei ole kuskil vaja sul sisuliselt teada, aga lihtsalt see on huvi pärast, et mis saab pärast seda, et kui me võtame samad numbrid, mis meil eelmine kord oli. Meil oli 354, oli see number. Oli olemas, me oskasime selle ära nimetada, aga mis siis saab, kui me läheme edasi siit? Kuidas me neid nimetame? Kuidas me saame öelda sellist numbrit üldse? Et praktilisuse osa pealt, et sul seda väga tihti vaja ei ole. Et mina olen kuulnud, et räägitakse kindlasti triljonitest. Aga kus on triljonid? Kui suured on triljonid? Nii, me selle nimetasime ära, ma nimetan selle veel kord siin alguses ära, et oleks lihtsalt paigas. Et see on siis 354 miljardit, mäletad, tuli siia, 972 miljonit, miljon tuli siia öelda vahele, ja nüüd on siis 165 000 ja 840. See lõppu ei tulnud midagi öelda. See number on ära öeldud. See süsteem tegelikult läheb samamoodi edasi. Süsteem läheb edasi, et siia tuleb midagi vahele öelda. Siia tuleb midagi vahele öelda. Siia tuleb midagi vahele öelda. Ma veel ütle, mis asjad nüüd on. Joonist nüüd ära kõigepealt. Ja siia tuleb midagi vahele öelda. Oot. Aga mis asjad nüüd siis on? Et ma ütlesin, et ma olen kuulnud triljonitest, millest räägitakse. Et näiteks Ameerika majandus on palju triljoneid, ma ei mäletagi, või siis mingi laenud on kuskil triljonites finantskriisi pärast. Ma ei mäleta neid numbreid, aga räägiti kogu aeg triljonitest. Et kus need triljonid lähevad? Kas need on need või need või need või õppisid edasi? Et ma ütlen sulle ette, et triljonitest räägitakse nendest. Triljonid. Vaat. Ehk siis selle numbri ütlemise mõttes siis ei ole midagi muud kui jätkata seda sama süsteemi, aga öelda miljardi või miljoni asemel triljonit. Ehk siis, kui me nüüd selle võtame, selle arvu, siis see on siis 831 triljonit, 354 miljardit, 972 miljonit, 165 000, 840. Vot. Päris lihtne, aga ma õpetan sulle need nimetused ära. Nendega võib probleeme tulla. Aga mis pärast triljonit tuleb? Et mina olen ka vähe sellega kokku puutnud, aga lihtsalt huvi pärast ma õppisin kunagi ära need asjad. Et järgmist plokki, sellist 3 plokki, ma olen siin isegi sellist vahet jätnud, et saaksid aru, et kus need numbrid, kus need klassid nii-öelda või kus need grupid lähevad. Miljardite või miljonite või tuhandete või triljonite grupid. Aga see järgmine grupp siin, see on kvadriljon. Ehk siis, kirjutan selle ära. Kvadriljon. Nii, kvadriljonid. Ohoho. Ütleme siis selle ära. Vaatame, kas saame hakkama. Sa võid ise proovida ka öelda, siis ühesõnaga panen pausile korra, siis ma kordan kohe. Nii. Ehk siis selle numbri, nüüd kui me alustame siit, selle numbri nimi või nimetus on 458 kvadriljonit, 831 triljonit, 354 miljardit, 972 miljonit, 165 840. Kuhu on päris pikk jutt tuli kokku. Võtame järgmise. Kuidas nimetatakse järgmist? Järgmiks nimetatakse kvintiljon. Kirjutan selle ära siia. Kvintiljon. Ehk siis selle numbri, selle arvu nimi oleks, et see nüüd ei ole sama arv, mis siit on, või siit, et nüüd on meil veel suurem arv. Seda arvu nimetatakse siis 5, siin sajalisi ei ole, siis algab 53 kvintiljonit, 458 kvadriljonit, 831 triljonit, 354 miljardit,
972 165 840. Kas tuleb päris pikk lause. Ja võtame selle viimasega ära, mis selle viimast nimetatakse. Viimast nimetatakse sekstiljoniks. Sekstiljon. Ja süsteem on sama, öeldakse numbrid samamoodi. Et kui sa selle numbri ütlemisega hakkama saad, siis sa, ma arvan, et oskaksid ka edasi öelda, kui sa nüüd ise otsid välja, mis need suuremad arvud on. Et väga tubli. Ühesõnaga, selle numbri nimi on. Võid pausile panna, proovid ära öelda, siis vaadata, kontrollida, kas ma ütlen samamoodi. Nii. 299 sekstiljonit, 53 kvintiljonit, 458 kvadriljonit, 831 triljonit, 354 miljardit, 972 miljonit, 165 840. Tehtud. Kui sa sellega nüüd hakkama saad, siis viska 5. Ole tubli.